Järgmine esineja on Raivo Rand, ehitusettevõtjate liidu juhatuse liige ja rattafanaatik. No nii, jah, siin oleks pealt üks laul tulema, aga millegast heli ei ole, et ikka juhtub, aga laulu sõnad, mis sellist peab tulema siin, et tere õhtust, tere päevast kõigile. Et mina ise jah Mustamäel ei ela, aga kui kunagi ettevõte mulle korteri eraldas 80, siis läks nägu rõõmsaks küll. Ja see sõna, mis selles laulus väga tähtis on just Fortuna, sest eks just tõesti Fortuna või sel ajal kortereid saadi, aga lähme selle Fortunaga natuke edasi, et Fortunat on nendel inimestel jätkub mitu korda. Nii et kõigepealt oli Fortuna see korteri saamine, teine kord oli siis Fortuna, kui oli võimalik see korter erastada, see oli siis aastal 1993 ja seadus tuli välja 6. mail. Ja ega kõigil ei olnud, et need, kes Mustamäele näiteks kooperatiivkorteri ehitasid, neil seda Fortunat ei olnud, sest neil oli juba see olemas, erastajal midagi ei olnud. Aga küsimus oli siis tõesti see, et kus sa seda erastasid, kas Mustamäel, Lasnamäel, Tartus või Kuldres või hoopiski Narvas, et kus see korteri erastamine võimalik oli. Ja eks praegust ole siis 3. Fortuna nii-öelda kas saad toetust selle korteri renoveerimiseks, sest teatavasti selles vanas paneelmajas eriti mugav elada enam ei ole. Et see sõltub ka väga paljus asjaoludes, et kellega sa kokku oled sattunud elama, kui aktiivne on su korteriühistu esimees, samuti see, kus sa elad ja kas selle protsessi läbi käid lõpuks, kas sa suudad selle taotluse hästi kiiresti kirjutada, et sa ikkagi seal foorus esimeste hulgas oled, sest teatavasti viimased enam ei saa. Ja kõige lõpuks muidugi on ka Fortuna see, et kes sul selle renoveerimistööd valmis teeb, eks ju, nii et kas sul ikka teeb see tegelane, kes selle kvaliteetselt teeb või teeb keegi teine. Nüüd, jah, ega Ivo siin ka rääkis, et see renoveerimine on üks ehituse päästjad, et kui mäletada, siis ikkagi väga paljud poliitikud on ütlenud, et just rekonstrueerimine ja kortermajade renoveerimine, see on, mis tõstavad ehituse mahtu. Ma mäletan viimati 1993. aasta maikuus oli meil Ehitajate Liidu üldkoosolek, kus tollane kliimaminister Kristen Michal käis ütlemas ja ütles nii, et lähiaastatel 1 miljard eurot tuleb kortermajade renoveerimisse, see on koos toetuse ja oma osalusega ja lähiaastatel. Missus on lähiaastad, kuidas kellegile, mina pean lähiaastaks 1-2 aastat, keegi peab 50 aastat, eks ju, nii, et kui kiire see raha tuleb. Ja nüüd ma siis võtsin siit välja selle plaani, mis tegelikult on tehtud kuni 50. aastani. Me küll rohkem keskendume selle korterielamute peale, aga nagu te näete, et need summad on päris suured, eks ju, ja mõeldud, et kuni 50 aastani on siis kulutatakse korterelamute renoveerimise kokku 5,4 miljardit. Aga siin on üks väike aga, et see on arvestatud ruutmeetri hinnaga 300 eurot, eks ju, kõik teavad, kui palju saab 300 euro eest. Mis muidugi selles tabelis, kui ma seda esimest korda nägin, pani üllatama, et siit on näha, et kes rikkad on, sest kõige suurema ruutmeetri maksumusega on COVID ja keskvalitsuse hooned, eks ju, nii et raha on ilmselt rohkem seal, eks ju. Aga me täna teame ja isegi kui me vaatame siit kuni aastani 30, siis tegelikult peaks renoveeritama vähemalt natuke rohkem kui 1,6 miljardist kortermaju. Aga seda arvestades sellega, et ei kulutata 1 ruutmeetri või rohkem kui 300 eurot. Täna, kui me tahame enam-vähem kompleksselt teha, siis kortermaja renoveerimismaksumus on umbes 800 eurot ruutmeeter. Nii et kogu see kuni 50. aastane kuluks 14+ miljardit, aga kui me võtame kuni 30. aastani, siis ka 5-6 miljardit eurot kogu tööde peale. See on päris tõsine väljakutse ehitusele, kui see peaks nii sündima. Ja mis siis täna tehtud on? Võtsin siin viimaste aastate ehitusturu välja ja see väike tulp seal siis on, kui palju raha on kulutatud kortermajade renoveerimise peale. Natuke on ka riik kulutanud raha
Rahvusraamatukogu on üks selliseid suuremaid objekte, mis on mahukamaid, eks ju, aga on ka mingid, on ka riigimaju tehtud ja nii edasi, eks ju, aga viimase 3 aasta jooksul me saame siin kokku, on kulutatud kortermajade renoveerimisele 180 miljonit eurot. Nii et ei ole just nagu väga suur summa. Ja seesama Ivo jutt, et 10% ehitusmahust, mina ei tea, mina sain küll sellest KredExist, ma ütleks ka KredEx, sest see EIS, eks ju, see nagu ei ole veel nagu keele peale tulnud, eks ju, et taotlusvoor oli 170 miljonit eurot, õigme toetuseelarve oli taotleti kordades rohkem ja selle 170 miljoni euroga saab korda teha umbes 300 maja ja summas kuskil 800 miljonit eurot. Aga teades seda, need andmed on ka KredExist pärit, et tegelikult keskmine aeg taotluse saamisest kuni maja tööde lõppemiseni on 23 kuud. Ehk ma ei usu hästi, et see raha kulutakse ära kiiremini kogu raha kui 23 kuuga, ehk see jaguneb 2 aasta peale, ehk mitte 800 miljonit kõik kokku, vabandust, ma ütlesin vale numbri. Umbes 190–200 miljonit kulutatakse 25. aastal ja sama suur summa 26. aastal. Et kui nii võtta, siis natuke vähem kui 10% tõesti ehitusmaksumusest. Aga kui me tuleme tagasi selle vana plaani juurde, siis tegelikult oli selle järgi vaja kulutada 25. aastal juba 350 miljonit eurot. Meenutan 300 ruutmeetrise maksumusega. Ehk kui teha see siis 3 korda suuremaks, siis oleks see pea miljard. Et siin on siis küsimus, et missugune tulp või missugune number on utoopia ja missugune number on reaalsus. Ja Ivo ütles, et 100 000 inimest on saanud renoveeritud majja elama. See on ka järjekordselt KredExi andmed, et ma varasemat perioodi hakanud vaatama, sellepärast, et varasematel perioodidel oli tegelikult sellist täiuslikku renoveerimist praktiliselt üldse ei olnud tegelikult. Ka siin ei ole kõik täielik renoveerimine. Et selle aja jooksul on siis kogumaht 7 miljonit ja projektide arv on 909 olnud selle jooksul. See diagramm siin on väga hea, et tegelikult see on selge, et Tartu ja Harju maakonnad on jooksnud nagu eesotsas ja väga huvitav on tõesti Lääne-Viru maakond, eriti vist Rakvere linn, kus siis kohalik omavalitsus võttis selle ohjad oma kätte ja korraldas siis konkursi arhitektuursete lahenduse saamiseks tervetele hoonete gruppidele ja tänu sellele ka seal neid palju renoveeriti, eks ju. Kui täiuslikult me seda veel täna päris täpselt ei tea, sest ega paljast fassaadi korda tegemine üks, eks ju, aga see maja sees on ka palju asju, mis tahavad kindlasti korda tegemist. Ja nüüd on siis, ma võtsin siit ühe konkreetse projekti, mis hiljuti valmis Tartus. See on 60 korteriga elamu, umbes 3000 ruutmeetrit. Ja kui me näeme siis, et mis seal siis ära tehti, küttesüsteem oli varem tehtud, et on väliseinad ja katus, akende vahetamine, soojustagusega ventilatsioon, päiksepaneelide paigaldamine, see kokku läks maksma 1,8 miljonit eurot. Aga see ei ole ju veel tegelikult täiuslik, sellepärast et elukeskkonna parandamiseks me peaksime ka hoonet ümber midagi tegema. Peaks ka selle korda tegema ja üks suur probleem, millest mitte keegi ei ole siiani rääkinud, on helipidavus. Me võime välisseina paigaldada ükskõik mida, me tagame selle helipidavuse, aga kuidas tagada helipidavust korterite vahel? Need ei vasta täna ühelegi normile, nendes vanades majades on teada. Nii et need nõuavad omamoodi, Ivo, kui on kellegi leida häid innovatiivseid lahendusi, kuidas ka see helipidavus paika saada, see oleks väga hea. Ja siin me näeme, et kui tõesti terviklikult rekonstrueerida, siis selline 6 korteriga maja läheb maksma umbes 2,5 miljonit eurot. Nüüd, miks see renoveerimine siis ei ole nii väga suures mahus käima läinud?
et mis on need põhilised probleemid. Üks väga suur probleem, et nendes magalarajoonides elab kortermajades väga palju eakaid. Umbes 25% elanikest on eakad, et siin tegime väikse uuringu, et Lasnamäel lausa 28%, Tartu Annelinnal 26%. Ja ma väidan ka seda, et osa eakaid elavad liiga suures korteris. Mitte sellepärast, et nende jaoks on see liiga suur korter, sest 3000 korter 60 ruutmeetrit ei ole liiga suur. Aga nad ei suuda selle renoveerimisrahastusega kaasa tulla nii suures korteris elades. Nad peavad panema raha ruutmeetri järgi, mitte inimeste järgi. Et see on kindlasti üks probleem. Teine on, korteriühistu liikmete varane seis on väga ebaühtlane, toetuste kättesaamine ebastabiilne ja taotlemine keeruline ja kogu see protsess on tõesti, seda väitis ka Ivo, et kogu see protsess renoveerimise alguses, kõik need koosolekud ja nii edasi, see on tõesti ülimalt keeruline ja kõige lõpuks on siis ikkagi see kõige suurem probleem, et lihtsalt ei saa renoveerida, kuna pole raha. Ühelt poolt toetus võib-olla tuleb, teiselt poolt kas ühistul on laenuvõimekus, kas nendel inimestel on laenuvõimekus, kas nad julgevad seda teha. Ja kui Ivo rääkis Ida-Virumaast, siis on Ida-Virumaast üks väga konkreetne näide, kus ühele korteriühistu esimehele selgitati, et näed, siin on nüüd hea meede, sa saad 70% toetust ja ole hea, hakake nüüd renoveerima, kütte kokkuhoid on nii suur ja nii edasi, et kõva tund aega juttu ja veenvist ja siis tunni ja lõpus siis korteriühistu esimese siis, aga kes meile ülejäänud 30% annab? Nii et see ongi see Ida-Virumaa probleem ja tegelikult selle Ida-Virumaale peaks lähenema hoopis natuke teistmoodi, et võib-olla mitte alustama täiuslikust renoveerimisest, vaid lihtsalt suuremate toetuse summadega vahetama aknaid, tegema natuke lihtsamaid asju, et see hakkaks natukenegi kuhugi poole liikuma. Aga kui on probleemid, siis on ka kindlasti lahendused. Ei saa olla nii, et tänapäeval ei ole probleemidele lahendusi. Ja lahendused oleksid järgmised. Rekonstrueerimisel käibemaks 10%. Ma arvan, et kui Jürgen Ligi seda kuuleb, tal nüüd praegu tõuseb juuksed püsti kohe kiiresti. Aga kui me nüüd võtame puht pragmaatiliselt ja räägime, et keskmine toetus on 44% ja kõik korteriühistud ei ole korteriühistud ei ole käibemaksukohustused, siis tegelikult nad maksavad tagasi täna kohe 22%, homme järgmine aasta 24%, ja see toetus ei ole 44% keskelt läbi, vaid see on 22 või 20% tegelikult. Teine lahendus oleks kindlasti hakata ehitama eakate elamuid. Ja mitte kuskile, nagu öeldakse, Kapa-Kohilasse või Obinasesse, vaid kindlasti nendesse samadesse elurajoonidesse, kus need eakad on praegust elavad. Ja mis on eakate elamu? Eakate elamu on kõige tavalisem mõistliku suurusega 1- ja 2-toaliste korteritega elamu, kus on ka eakal võimalik saada võib-olla mõningaid muid teenuseid, kui vaja siis hooldeteenust, kui vaja siis mingit toitlustusteenust või meditsiiniteenust. Ja kuidas seda teha ja mismoodi, see oleks nii pikk jutt, et sellest võiks rääkida umbes 3 tundi. Aga neid võimalusi on olemas, kuidas see eakas saaks oma korteri müüa ja liikuda sinna nii, et tal oleks tagatud rahulikult oma nii-öelda aastate veetmine seal. Kindlasti oleks üks meede pidev rahastus umbes 150 miljonit eurot aastast. Kus see raha tuleb? Kas ta tuleb Euroopast või ta tuleb siis renoveerimisel ära makstud maksulaekumisest, mingi erifond, seal on igasugused võimalusi, aga see rahastus ei peaks olema mitte voorde kaupa ja mitte nii tükeldatud, nagu ka Ivo rääkis, et võt teha selle renoveerimise nii palju ja selle nii palju, see ongi see, et ma olin nüüd esimene, ma tahan teha lihtsalt renoveerimist, eks ju, mina saan selle, eks ju, aga 20 enam ei saa, sest raha on otsas, öeldakse, kuule, sina tee nüüd siis selle polüsterooliga, seda raha meil veel on, eks ju. Et pidev rahastus ja sellisel moel, et kusjuures ütlen, et ka
KredExi inimesed räägivad sama juttu, et kui ühistu on teinud kõik eeltööd ära, ta võib olla ka hanke teinud ja ehituslepingu ära teinud, võib-olla on eelküsimine, ta teab, kui ta läheb KredExisse, mul on õigus saada nii palju toetust ja ta saab selle. Ja kindlasti KOV-ide kaasamine, et ühishanked, majagruppide hanked, see toetusmeede võiks käia kohati läbi KOV-ide, et me ei räägiks mitte ainult sellest, et me teeme maja väljas korda, vaid meil tekib tõesti kvaliteetne hea eluruum. Ja kõik teavad, eks, et mida kvaliteetsem on inimese elu, okei, toas on soe, võib-olla alati see küttekulu ei olegi nii palju väiksem, aga sa ei külmeta toas, eks ju, vanad elamutes külma ilmaga teinekord lihtsalt külmetatakse, eks ju. Ja inimese tööviljakus on parem, kulud tervishoiu on väiksemad, kuritegevus langeb ja kindlasti ka sünnib rohkem lapsi, ehk väidan seda, et hea elamispind lahendab meie iive probleemi ja kindlasti soodustada elamuarendust. Siin selle juures on ka muidugi kõiksugused muud lahendused. Ival oli üks väga hea pilt oli tuleviku elurajoonist, kus oli siis kortermajadele, minust oli see kas siis kuskil mingi Mustamäe või minust oli see vist Mustamäe rajoon, oli kortermajadele peale ehitatud. Tegelikult siin oleks kõik lahendused, siin peaks väga julgelt nii kohalik omavalitsus kui riik otsustama ja lubama hooneid kõrgemaks ehitada, peale ehitada ja isegi kui keegi tuleb ja ütleb, et näeb, mul on siin 4-korruseline maja, aga kõrval on 9-korruseline korrus. Me ühistuga mõtlesime, et me koliksime välja, tõmbaksime selle maha, teeksime siia 9-korrused, et me saame oma korterid tagasi ja see raha, mis sealt ülevalt poolt saab, selle paneme siia nagu ehitusse, et tuleb üks hea elamu meile ja veel paljudele inimestele, siis neid lahendusi oleks palju, nii et igal juhul tuleks soodustada elamuarendust ja see niinimetatud 15 minuti linn, millest me räägime, sellega tuleks tegelema hakata, sest kesklinnas on tõesti kohti, kus saaks elamuid tihendada, saaks peale ehitada, saaks juurde ehitada. Ja ma rääkisin kuni 30-ndani, võib-olla siis sinnani seda toetusraha jätkub, aga ega me ei saa elada ainult toetuse peal, me peame ikkagi leidma lahendused, kuidas ka peale seda asjad edasi liiguvad. Ja siin ma tõin välja korterite hinnad. Rekonstrueerimata korteri hind on täna umbes 2000 eurot ruutmeeter. See on küll võetud puhtalt müügipakkumiste pealt, kuna ükski kinnisvaraettevõte ei soosi mulle hinda andma. Tehingud tulevad ilmselt mingi 10-15% odavamad, aga nende eelnevate meetoditega peaks selle rekonstrueerimata hoone ruutmeetri hind alla tulema. Inimene sai kunagi selle kollaste paberite ehk EVP-DS, nüüd küsib 2000 eurot ruutmeeter. Kui see kukub 1000 peale, siis ma väidan, sellest tuleb äri. Eraettevõtted leiavad lahendused, kuidas osta kokku maju korterite kaupa, renoveerida maja täielikult ehk võtta nad skeletiks, vahetada ära kõik elektrijuhtmed, torustikud, kütted, teha põrandakütted, mis iganes, seinad müravabaks ja nii edasi. Nii et see on nagu tulevikupilt minus, eks, nii et mis peaks tegema. Sellega ma siis lõpetasin, aitäh! Tegelikult sa puudutasid ka neid, ma just kuulasin su lahendusi, aga mul on sulle natuke provotseeriv küsimus. Ja see on läbi huumoriprisma muidugi, aga see jama on kokku keeratud meile plaanimajandusmudeli järgi. Ma pean jama silmas see probleem, mida me üritame lahendada. Et tõmmati kuskil rihmaga kaardi peal jooni ja tehti elamupiirkondi. Nüüd on meil järgmine suur ülesanne, vaja need kõik majad ära renoveerida, 14 000, 25 aastat aega. Kas me peaks siin ka nagu plaanimajandusliku mudeli juurde minema ja andma mingisugused nii-öelda suuremad volitused näiteks linnaarhitektile või komiteele, ma nimelt kasutasin seda sõna, aga ma ütlen, meil on vaja mingisugust nagu suuremat sammu teha
No tegelikult ega siin midagi uut ei ole, sellist plaanimajandust on teatud riikides, ma tean, Hamburgis on tehtud, ka Helsingis oli mingil hetkel oli seal elamuehitus, oli puhas plaanimajandus, nii et tegelikult kohati peaks tõesti natuke rohkem planeerima ja just planeerima seda linnaosade kaupa ja nägema, mis saab ja kuidas saab ja mismoodi kõik need probleemid lahendada ja kui see plaan valmis teha ja ka neid meetmeid, millega abi saaks lahendada, siis ma arvan, et küll need elanikud kaasa tulevad ja see ära lahendatakse ja noh, ega ka plaanimajanduse juures on võib-olla ka üks lahendus tõesti see, et kui teatud majades on teatud hulk inimesi, kes ei ole nõus selle plaaniga kaasa minema, siis peaks olema mingisugune võimalus või lahendus, kuidas nemad saaksid oma kortereid vahetada, nii et seal oleks ikka kõik, kes tahavad selle plaani täita. Ega ma ütlesin, et ega eesmärk, üks eesmärk on CO2 kokkuhoid, aga teine eesmärk on ikkagi väga kvaliteetne elukeskkond, kuhu me tahame jõudma. Ma tulen sellest tagasi, et kui see plaanimajandus tegelikult ju kui kõik mäletad, siis Mustamäe oli tegelikult omal ajal väga kvaliteetne elukeskkond. Kahjuks ta on täna lihtsalt ajast maha jäänud. Täna tuleks see muuta uuesti kvaliteetseks elukeskkonnaks, et vanasti kõik see transpordisüsteem ja kõik oli väga, väga hea. Aga täna kahjuks on nii, et seal on nii palju eakad, et kõik inimesed enam ei jõua jalgsi lähimasse bussipeatusena, nad peavad vahepeal puhkamaks. Ma mõtlen ka seda, et näiteks kui peale ehitamine on, et kui siin veel nagu takerdub see tavalisse plaani ehituslubade protsessi, kus peab naabriga veel midagi läbi rääkima, mul on tunne, et siin peaks lihtsalt, kui seda mahtu arvestada, siis lihtsalt nagu teatud mõttes võiks nagu arvestada lihtsalt, et on vaja teha ja kõik. No ma täiesti nõustusin, aga eriti pealeehituse peal. See pealeehitamine tegelikult on ju tohutu ressurss, eks ju, et ma oma jutus veel ei rääkinud isegi liftidest, kus võtta raha liftide sisse tegemiseks, aga sellel 5-korrusel hoonel puudus lift ja täna kaasaegne elamu 5-korruseline või ka 4-korruse ilma liftita, see ei ole ju kaasaegne, see ei ole elukeskkond. Aga täna on liftide sisse ehitamisel, kui keegi tahab, väga suur probleem, sellepärast et esimese korruse elanik ütleb, milleks mulle lifti, mis ma teen taga, eks ju. Ja 5. korruse elanik ütleb, kuidas ma korteris saan, eks ju, nii nad vaidlevad, eks ju, nii see lift jääb panemat, eks ju. Et see peale ehitamine annaks selle võimaluse lisaraha, millega teha ka teatud lisa parendusi. Aitäh, Raivo, oleme peaaegu täpselt graafikus. Aitäh!